Kollektsioonid on kogumikud õppematerjalidest. Kõikidel kasutajatel on oma töölaual olemas tööriistaribal link kollektsioon. Kollektsiooni saab luua kõikidest õppematerjalidest, mis on kas kasutaja enda omad või avalikult e-didaktikumist leitavad. Kollektsiooni loomiseks tuleb kasutajal klikata lingil Lisa uus kollektsioon, täita väljad nagu pealkiri ja lühikirjeldus, milliseid õppematerjale näiteks sellest kollektsioonist leida võib, ning uus kollektsioon salvestada. Materjalide lisamiseks kollektsiooni tuleks kõigepealt leida sobiv õppematerjal. Sobivad selleks, nagu öeldud, kas enda omad või teiste kasutajate poolt avalikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalid. Materjali lisamiseks kollektsiooni on iga õppematerjali küljepaanil all servas link lisakollektsiooni. Klikates sellel avaneb nimekiri teie poolt loodud kollektsioonidest, millul on siin hetkel 1, ning see aktiivseks tehes, klikates nupul lisakollektsiooni, lisataksegi see materjal kogumikku koos teistega. Oma kollektsioonide vaatamiseks liigume tagasi töölauale, avame kollektsioonid ning kogumikku ja kollektsiooni nimega head õppematerjalid, mille sees on siis kõik lisatud materjalid. Hetkel on mul neid siin 4 tükki. Kollektsioonid ei ole nähtavad teistele kasutajatele. Kollektsioone on võimalik muuta nähtavaks vaid e-didaktikumi haldaja poolt, juhul kui kollektsiooni looja annab selleks siis märku ning juhul kui see kollektsioon on tõesti hästi koostatud ning see on kasulik ka teistele kasutajatele, saab haldaja siis muuta selle avalikuks ning sellisel juhul kuvatakse juba valminud kollektsiooni kõikidele e-didaktikumi kasutajatele ülevalt kollektsiooni lingi alt avatuna. Tuleb tähele panna, et kui lisada kollektsiooni enda õppematerjale, siis nende staatus peaks olema avalik, ehk juhul kui see kollektsioon kunagi muutub nähtavaks kõikidele kasutajatele, ei oleks olukorda, kus mõni materjal on privaatsusseadete tõttu teistele kasutatamatu.